Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 35. osa. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame Pärnu Hoobis. Täna me räägime hingekodust. Sõna otseses mõttes hingekodust. Ettevõtmisest nimega hingekodu. Tere tulemast, Kristel Rääk. Tere Regina, aitäh kutsumast. Alustame siis hingekodust kohe, õkva ja otse ja omadega. Mis see hingekodu on? Hingekodu on muusika, tantsu ja joogastuudio Pärnu linnas. Mina mõtlesin, et siin tuleb kohe pikem, laiem selgitus, et hingekodu on see koht, kus on hingel hea olla ja Eks see nii ongi, on ju, et see ongi, et hingel oleks hea olla, et võib-olla ma räägin sellest natuke nimeloost ka. Et tegelikult oli nii, et ma enne olin treener 3 aastat Janne Ristimetsa tantsustuudios ja selle kõrvalt siis ma tegin enda ettevõtte Silence Fit. Ja ma kogu aeg liikusin ja tegutsesin siis selle nime alt. Siis tekkis ühel hetkel selline olukord, et kui ma andsin näiteks rannas kuskil tunde või, siis inimesed kogu aeg küsisid, et kuidas seda nime kirjutada, et see on väga keeruline nimi. Ja siis ma sain aru, et et tegelikult Pärnus kõik ei oskagi inglise keelt ja ma sain aru, et see nimi võib-olla ongi võõras ja siis ma sain aru, et see nimi peaks olema eestikeelne. Ja ma mõtlesin, no ma ei tea, mis see nimi võiks sobida ühele muusika, tantsu ja joogastuudiole, kuni lõpuks tuli nimi Hingekodu, mis tegelikult oli ammu olemas, sest et kui ma olin selline teismeline, siis mulle meeldib väga kirjutada ja ma kirjutasin blogi, mille nimi oli Hingekodu. Ja ühel hetkel ma väsisin sellest ära, käid kogu aeg tööl, kogu aeg kirjutada, on ju. Siis ma mõtlesin, ma kustutan kõik ära, kustutasin kõik kodulehe ära, kõik nagu kustutasin ära. Ja siis nüüd, kui mõtlesin, et stuudiole on nime vaja, siis tuli tagasi see sema hingekodu. Ja ma mõtlesin, et see hingekodu on kogu aeg olemas olnud, et ma muudkui otsisin, mis asi see on, mida see nagu tähendab. Ja ma sain aru, et see ongi. Aga need blogipostitused, need sul mitte kuskil enam alles ei ole, et sa ise ka ei saa vaadata? Ma ei tea, miks kuidagi lasin lahti lihtsalt ja oligi, et tundsin, et see etapp sai läbi. Aga tänapäeval, kui palju sa kas või ise endale kirjutad? Palju. Ikka kirjutad? Võiks uue blogi teha. Et no vahel jah, on tulnud küll see mõte, ma ei tea, kas hakkan veel kirjutama uuesti, võib-olla. Eks mul üks unistus kunagi on, et tahaks oma raamatut kirjutada. Mis teemaline see raamat võiks tulla? Ma usun, et jooga teemaline. Mul on mõte ka olemas tegelikult, et see millest teha. Andsin universumile praegu välja selle mõtte. No täna, kui me siin salvestame, on täiskuu energiat õhus ka, nii et väga õigel ajal. Aga siis rääkides stuudio tegemistest, et kes sul siis käivad seal? Mul käivad stuudios lapsed ja täiskasvanud. Et alates mudilastest, mudilane on siis 3-aastane, et 3-6 vanusgrupp on, siis mul on 7-10 ja siis mul on täiskasvanud. Praegu kahjuks ei ole teismelisi, kuigi kui huvi keegi üles näitab või keegi kuulab praegu seda podcasti. Ja siis on selles vanusegrupis, et näiteks 11-17 ja tunneb, et nüüd võiks showtants või ballett või joogatund olla see, mis ta elust on puudu, siis ma olen küll avatud selle grupi looma. Aga mis see tähendab showtants, et mis te siis teete seal? Showtantsus lastele on sellised kaasaegsed nii-öelda tantsud, sellised särtsakad, võib-olla mingid Ladina-Ameerika rütmid, praegu hästi populaarne multikas on näiteks Zootropolis, et ma olen ka selle kursis, mis praegu nagu populaarne on, mis muusikat tehakse ja siis sellest omakorda ma hakkan tantse looma, et see tantsu loomine minu jaoks on alati nii, et ma lasen lastele muusikat, mis on nagu nende jaoks hästi populaarsed, kas on kuskilt multikatest või filmidest või midagi sellist. Ja siis nad ise valivad ja sellest tuleb nagu idee edasi, et mis me siis nagu tantsime ja mis sealt edasi tuleb. Et nad on kogu aeg sellesse protsessi kaasatud. Ma mõtlen 3-6-aastased. Neil ei jää ju sammudki meelde või jäävad? Jäävad ikka. Et väikesed 3-6 talvel tantsisid Lumekuninganna ja Igavene talv. Ikka Elsa. Et suveks veel ei ole tantsu valmis, aga kindlasti midagi toredat tuleb. Mida hingekodu tegemised sinule annab? Üks asi on see, et see on nagu teenistus ja see on sinu põhitöö, on ju. Aga mida ta sulle veel annab?
see paneb mu hinge särama ja helisema. Kunagi Arvo Pärt on ka öelnud, et peab tegema seda, et mis peab hinge helisema. Kui sa hakkasid looma enda hingekodu, kas sul kordagi polnud hirmu või mõtet, et issand, kuidas ma sellega hakkama saan? Päris enda stuudio. Muidugi, hirm on meeletu praegu ka. Mis sa enam kardad? aga tead, elu on nagu väga lühike. Et see on nagu midagi sellist, et ma mõtlesin, et kui see näiteks ei toimi või kui see ei lähe, siis ma lasen ka sellest kergusega lahti sama kergelt, kui see mu ellu tuli, sama kergelt ma olen valmis ka alati edasi liikuma. Aga ma tundsin seda, et ma pean seda elus proovima, et kui ma mõtlesin, et kui mul on kunagi surivoodil ja mis on see, mida ma oma elus kahetseksin või mis jäi tegemata, siis see on see koht. Issand jumal, need on nii jõulised sõnad ja mõtted. Jaa. Aga tänaseks, kui kaua sa oled juba tegutsenud? No tegelikult 4. aastat kokku, aga hingekodu stuudio avas uksed septembris. Ma olen käinud sul on nii hubane ruum, et kuidas sul nagu tööste tegemistega läinud on? Eks tuleb gruppe juurde, on ka palju muudatusi on olnud, et mingid grupid ei toimi, siis ma olen jälle midagi ümber teinud, et kuidagi vaatangi, et mille vastu nagu huvi on. Ja siis ma ise olen nagu hästi voolav ja paindlik, et ma ei ole nagu üheski asjas kinni. See suund, et võtta siis ballett ja jooga ja siis showdance, et kas need on sind juba terve see aeg saatnud või need kuidagi rohkem kerkisid esile, kui hingekodu loomisel oli? Tegelikult kogu elu, et juba algklassis saadik ma hakkasin tegelema showtantsuga, et täitsa nagu lapsena. Ja siis me käisime Terviseparadiisis esinemas ja mäletan võrkpalliga saime vaheaegadel olla ja telekas näidati meid kõike seda. Ja Weekendi kõrval laval olen saanud tantsida, jägerittidena tulpursata laval, kõike selliseid vägevaid asju. Ja siis ma käisin Tallinna balletikoolis õppimas, et vahepeal oli mu teekond väga selline klassikaline tants. Mis on klassikaline tants? Et klassikaline tants, ma ütleks, ongi ballett, et balletist on kõik tantsustiilid arenenud, et oligi Louis XIV Päikese kuningas, kes mõtles välja siis esimesed balletisammud ja sellest on tegelikult ka, kui me mõtleme tänapäeval väga populaarne on tänavatants, siis võib ka öelda nii, et tänavatants on ka balletist välja arenenud. Aita mul siin seda paralleeli tõmmata. Sellepärast, et see on tehniline vundament ja tegelikult ongi, et kui ükskõik mis tantsustiilis sa tahad olla hea, on see võistlustantsud või tänavatants või showtants, et siis see ballett on nii-öelda tehniline vundament, et sa täiesti kontrollid igat oma lihast, oma keha ja sa õpid palju kiiremini selgeks kõik teised stiilid. Kui keegi ütleb ballett, siis tuleb ju kohe silme, et nagu tundide viisi piinlemist nagu saalis kuskil, et siis esinedes ja siis võib-olla kukud ja nii edasi on ju. Mis see tegelikult on? No eks võib ka seda olla, nagu selles mõttes profi tasemel ta nii on, et ma olen profi tasemel õppinud seda ja nii ta on. Aga ütleme, et kui ma tunnis 3-6 aastastega, siis ma alustasin niimoodi 4 aastat tagasi, olingi stange juures, panin kõik need väiksed tüdrukud, üldse ei toiminud. Siis ma sain aru, et mina pean hoopis muutuma ja nüüd ongi, et me seal keerutame, vahel on mingid sallid või mingisugused pallikesed või mingisugused elemendid, et väga palju erinevaid vahendid, et see oleks selline mänguline, tore ja samal ajal me õpime vaikselt neid balletisamme, balletiharjutusi ja kuidagi areneb sellest välja see tantsupisik ja lapsel on see tantsurõõm ja see tundubki tore, mis tal tunnis toimub. Et ei ole selline hirmus piin, et vaatad peale, et issand jumal, ma ei taha last pannagi sinna, see on nii kohutavalt keeruline ja raske. Ei ole ja siis on ka sellest, et kuidas õpeta ise on, et kui ise oled tasakaalukas, rahulik ja lased ka lapsel olla laps nagu, et selles mõttes, et ei pea olema kogu aeg nii-öelda distsiplineeritud tegevus, et nii nüüd sirutame jalga ja 45 minutit ongi selline võib-olla vahepeal anda natukene see 5 minutit ja nüüd keerutame, igaüks tantsib nii nagu soovib, siis areneb see lapse loovus, võib-olla tulevikust on ise lavastaja tänu sellele. Kuidas sa selleni jõudnud oled? See ei ole üleliia lihtne anda seda kontrolli niimoodi käest ära. Eks see on kuidagi inimesena kasvamine ka.
et ma pigem ise olen olnud selline ka distsiplineeritud ja kuna mul on endal see balleti taust, siis võib-olla sellised reeglid ja minu jaoks see nagu on oluline. Ja et ma selline loovamaks muutuksin, see on ka nagu teekond. Kas sa täitsa reaalselt ärkad hommikul üles sellise mantraga heas mõttes, täna ma luban endal voolata, ei pea ainult reeglitest kinni pidama või kuidas sa selleni jõuad? Mul ei ole vaja selleks mantrat, ma pigem nagu võtangi kergusega. Eks ikka on hetki, kus mõtled, et tahaks, et kõik oleks ideaalne, aga siis tuleb sellest lahti lasta. Et lapsed on ju lapsed, et samas ma olengi nagu muusikaõpetaja ka, et seda ideaali väikeselt lapselt taga oodata ei saagi. Ja sellel on oma võlu ka, et kui lähebki mõni samm sassi, siis tegelikult on päris armas. Kuidas lapsed ise seda vastu võtavad, et kui endal sassi läheb, kas nad üldse nagu teadvustavad või ütleme, kui on näiteks laval läheb kellelgi samm sassi? Ikka teadvustavad, et seda ma olen alati neile selgeks ka teinud, et kui, ma ei tea, tulebki suss ära või kukudki, et tõused püsti, tantsid edasi, midagi ei ole ja naeratad edasi ja nad täpselt niimoodi teevadki. Et ma ütlen, et seda tuleb hästi kergusega võtta, mitte et ei pea nutma hakkama, et nüüd juhtus, et kõigil juhtub, et proffidel ka juhtub ja teinekord ma olengi proffide videosid näitanud, et nemad kukuvad ka. Nad mõistaksid, et see on inimlik ja loomulik, et selles ei ole midagi katki. Issand tema, sina ise küll sellist koolitust ei saanud, ma arvan. Ei saanud, jah. Kas sellepärast oledki nii mõistev? Ma pean ütlema, et ilmselt sellepärast küll, jah. Et mul on väga karmid õpetajad, et ma mäletan, et mul on ikka nõelaga põlve alt hoitud ja sellised asjad, et see, mis ma nagu kogenud olen või see, kuidas ma ei tea, täiesti jõust treener karjub nii, et pisarad voolavad iga kord, on ju, et selle tulemusel mul oli päris palju aastaid see, kus ma üldse ei tantsinud. Et mul tekkis selline viha ja siis täna ma mõtlen alati seda, et kui see õpetaja roll, see on nagu väga tähtis ja suur roll ühiskonnas. Ja see, kes sa ise oled või kuidas sa peegeldad oma emotsioone, ei tohiks kunagi olla projitseerida nagu lastele, et neid kuidagi nagu kahjustada, vaid pigem nagu toetada, olla mõistev, olla rahulik, tasakaalukas. Mul on praegu väga kahetised tunded, et üks osa minust ütleb, et issa, mul on nii kahju, et sul nii juhtus. Teine osa ütleb, et issa, mul on nii hea meel, et sa nüüd läbi selle oled nagu nii mõistvaks kasvanud. Minul on ka hea meel, päriselt, sellepärast, et ma arvan, et ma ei saaks olla täna selline õpetaja, et võib-olla kui mul seda halba kogemust ei oleks, ma ei oskaks lihtsalt olla selline, kes ma täna olen. Et ma täna nagu näen, et need lapsed päriselt on õnnelikud, säravad, nad ootavad tundi. Näiteks ongi, mul on praegu tund on kord nädalas ja siis nad tulevad uksest sisse, kõik kallistavad. Nad ütlevad, ma nädal aega ootasin, et siia tulla. Et see ei ole see, et ema või isa on öelnud, et sa pead baleriiniks saama. See on midagi, mida nad ise unistavad ja see on nagu tähtis. No pisikestest ma saan täitsa aru, et hakkavad varakult pihta, on ju. Aga täiskasvanud, kas see rong juba ammu pole läinud? Muidugi ei ole, sellepärast, et täiskasvanutel see ballett aitab paremat rühti saada, see teeb painduvamaks ja füüsiline koormus on tohutu, et tihti mõeldakse, et mis seal on, et natukene teed seal luikede järvi, natukene, et ma olen kuulnud teistelt treeneritelt, et kui käisin ühes selles rühmatreeningus, siis treener ütles, et kui te ei jõua siin teha, siis minge balletti. Oi! Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, kas issa kunagi on balletis käinud nagu, et sa oled nagu poole tunniga täiesti tilku läbimärk ja sa oled nagu väsinud, on ju. Et ma mõtlen, et nagu, kuidas saab seda öelda, on ju. Aga sa ei kutsunud teda enda tundi? Ma ei kutsunud ka, ma kuidagi nagu ei taha nagu konflikti ka minna, aga lihtsalt see ei ole nagu kerge, et see on küll nagu mõnus trenn ja selles mõttes füüsiline koormus ja nahk on läbimärg ja lihased saavad areneda, et need on sellised süvalihased, mida sa teistes tundides ei kasuta, et jõusaal on väga hea, et ise käin ka jõusaalis, et see on oluline, aga jõusaalis ei ole sellised süvalihased, mida me kasutame, et neid on vaja nagu eraldi ikkagi treenida. Aga ütleme, mina olen 40+ ja ei ole ammu üldse mingisugust rühmatrenni või üldse mingisugust suurt trenni teinud, on ju, ei pea vaatama sellise etteheitva pilguga. et kas mul on ka veel nagu võimalik tulla või on see rong juba nagu, või ikkagi tasub tulla? Ikka tasub tulla, jah. Aga kas mul ei teki seal seda tunnet, et issand, teised oskavad juba nii palju ja ma ei oska üldse veel? Aga mul on balletitund täitsa algajatele.
ma arvestan sellega, et inimesed ei oska. Kuidas see pihta hakkab siis nagu täitsa, kui me räägime täiskasvanute balletist, eks ju, et. Kõigepealt on selline balleti soendus, et ongi, et spagaadivenitused. Juba oleks käest ära. Aga need on sellised venitused, mis aitavad seda spagaati nagu venitada, et eesmärk ei ole see, et sa saad spagaadi maha, sest et liigest on ka niimoodi, et mida vanemaks me saame, seda vähem keha paindub. Aga see painduvuse arendamine, et samamoodi ka joogas, miks see on oluline, et liigesed on elastsemad. Kui liiges ei ole elastne, näiteks talvel on jääkiht peal ja vastu asfaldit kukkus kohe luu katki. Aga kui see liiges on elastne, siis see võib päris palju ära hoida, et siis ta ei lähe niimoodi katki, et kui liiges on jäik, siis ta läheb kergemini katki ka. Enne kui me jõuame jooga juurde veel üks küsimus balleti kohta, et kui ma mõtlen ikkagi balletitantsijate peale, nagu ikka paratamatu tuleb see visuaal ju profitantsijatest on ju, kõik on nii piits-peenikesed on ju, kuidas nüüd mina siis, kes ma ei ole nii piits-peenikesel hakkama saan? Ikka saab, et selles mõttes see kuidagi kaal ei ole kindlasti nüüd takistus, et kindlasti ei ole. Ja pigem on just see motivatsioon ka, et kui keegi mõtleb, et ta ei ole nüüd aastaid trennis käinud, on ju, et ongi tekkinud kaal peale, no siis see on väga hea koht, kuhu tulla. Et selles mõttes balletitunnis kindlasti saab päris palju kaloreid põletada. Ma mõtlen, et vaata, kui palju meil tekib selliseid, ma ei tea, pseudoprobleeme enda peas. Üldse omamata tegeliku tausta, eks ju, mis see balletitund võiks olla täiskasvanule, on juba must miljon juttu, mida see aju enne rääkinud on, miks ei peaks minema? No ikka, ega üldse kõikide trennidega on ju, et inimene otsib vabandusi, et ei peaks minema. Homme läheb. Aga kui nüüd keegi ütleb, et ta homme tuleb, kust ta tuleb siis? Siis tuleb tulla Papiniidu 5A1, 4. korrus, majas on lift, parkida saab aastaringi tasuta. Bussipeatus on ka, et kõige lähem on seal poe ja siis on Papiniidu, et kõik on nagu jalutuskäigu kaugusel. Kuidas jooga sinu ellu tuli? Jooga tuli niimoodi mu ellu, et mu ema kutsus mind joogalaagrisse. Ta kutsus mind nagu mitu korda eelnevalt joogatundi. Ja ma ütlesin, ma ei tule, et seal on nagu mingid puukallistajad koos. Mina ei tule sinna. Ja siis oli mingisugune joogalaager ja siis see joogaruumi oma oli see, et tervitused Kerlile Erelle. Ja kui oli esimene tund, siis see oli yin-jooga tund ja kohe, kui ma seda kogesin niimoodi, et see oli täielik keha ja meelelõdvestus, ballett on hästi distsiplineeritud, on ju, et kogu aeg peab pingutama, kõrged ootust ja see on kogu minu elu nii olnud. Ja siis lihtsalt olla mingis pikas asendis tunned, kuidas keha kõik lõdvestub, meel jääb täiesti rahulikuks. See kogemus oli lihtsalt nii maagiline, nii ilus, et ma teadsin sel hetkel, et mina lähen õppin joogaõpetajaks ja minust saab joogaõpetaja. Ja ma olen õppinud siis Black Dog joogakoolis, mul rahvusvaheline sertifikaat, et õppisin yin, vinyasa, hatha, ashtanga joogaõpetajaks. Olen õppinud ka kundalini joogat. Ja yin kundalini jooga on siis täna minu lemmiktund, ikka veel, et ma annan ka füüsilist tundi vinyasat ja mulle meeldib see on kehale selline mõnus väljakutse, aga see yin kundalini tuligi sellest, et tegelikult selle stiili enne ei olnud olemas, et ma mõtlesin selle ise välja, et yin on see, mis liigesed ja meele nagu lõdvestab ära ja kundalini jooga on üsna intensiivne, et kui sa ei tee võib-olla iga päev joogat, siis see võib olla päris raske hakata kohe mantreid või meditatsioone või kriiasid tegema, et see on füüsiliselt raske, vaimselt raske ja siis ongi nii, et sa tõused püsti, võib-olla kõnnid minema. Ja siis see yin osa on nagu minu jaoks ettevalmistus, et jõuda selleni, et me suudaks teha meditatsiooni, et me suudaks teha neid mantreid, me suudaks teha mõne kriia, mis võib-olla alateadvust puhastab. Et see tuli nagu minu enda vajadusest. Aga see kriia, mis see tähendab, kui seda proovida lahti selgitada? Kas seda on üldse võimalik lahti selgitada niimoodi? Jaa, ikka on. Et kriia on selline meditatsiooni osa, kus saab siis näiteks käte või jalgadega teha erinevaid liigutusi. On siis näiteks muudrad, käte ja jalgade lukud olemas, kus on erinevad siis liigutused, et võib teha näiteks kääride liigutusi kätega näiteks või jalgadega. Ja see on selline pingutust nõudev või on siis tule hingamine näiteks olemas, et tule hingamine on näiteks satnam tule hingamine, kus kõhuga nagu pumpad ja su keha võib ära väsida sellest, et
aga Kundalini jooga tunnis tihti on tund on kas tund aega või 1,5 tundi. Nüüd teha kõiki neid asju niimoodi järjest, siis sa tunned, et ma ei suuda, et see ongi nagu selline enese ületamine, aga ma mõtlen, kes ei ole selline jooga inimene, et ta iga päev käiks seal tunnis, siis see ei pruugi nii lihtne olla. Et selleks on nagu vaja enne kuidagi see meel ja keha ära lõdvestada, et sa suudaksid nii-öelda kaasas püsida. Just tundub nagu see mõte, et kui ma ennast väga nagu ära lõdvestan, siis ei viitsi ma midagi pärast tulehingamist teha. Aga tegelikult see töötab. Jah. Et sa just nagu kuidagi lased lahti kõikidest ootustest või kuidagi takistustest ka, et sa mõtled, nii raske, ma ei suuda või ma ei tea, ma ei ole jooga inimene. Võt siis sa oled jooga inimene. Aga vaata, ongi see paljudele, et aga ma ei ole jooga inimene, teadmata üldse, et ta pole proovinudki elu sees on ju. Ma ei ole jooga inimene, nagu siis ütlesid, nad on puukallistajad, eks ju. Et kuidas sa neile nagu julgustada tulla trenni vähemalt proovima või kuidas sa neid motiveerid? Mina ka ei olnud jooga inimene. Et ongi erinevad stiilid, et vinyasa jooga sobib ka nii algajatele kui edasijõudnutele, aga see on selline füüsiliselt välja kutsuvam. Yin Kundalini on samas, sobib kõikidele inimestele igas vanuses, et seal ongi 3-5 minutit pikad asendid ja siis on selline meditatsiooni osa, kus on kas mantra või siis on mõni meditatsioon või siis on see sama kriia või tulehingamine, mis iganes. Ja see on selline, et ma ise võitlesin tegelikult ärevushäiretega, paanikahoogudega, mul oli sügav depressioon ja see kestis aastaid minu jaoks. Ma olen käinud psühholoogide juures, see natuke aitas mind tegelikult. Ja ma olen käinud teraapiates, aga ikkagi ei saanud see asi nagu päris korda. Ja joogaga nagu on see hetk lihtsalt see, et kui sa saad aru, et sa saad ise ennast aidata. Ma olen aru saanud, et elus on ikka tõusud ja mõõnad ja kui see mõõnaperiood on, et mis ma siis teen, et nagu kuidas ma saan hakkama või ongi, et näiteks kaotad töö või lähed lähedasest lahku, mingid sellised rasked olukorrad, et kuidas sellest nagu välja tulla. Ja siis ongi, et kui sa tead neid hingamistehnikaid või meditatsioone, kuidas seda alateadvust puhastada või kuidas nende olukordadega hakkama saada, sa oskad ise ennast aidata. Ja selleks on mõistlik joogasse tulla, issand, keegi tule selle pealegi ju. Et see tegelikult on hästi suur ja oluline. Kui kaua selline jooga õppe kestab? Mul oli 200 tundi. See oli kuskil 1,5 aastat. Iga nädalavahetus hommikust õhtuni tegime nii füüsilist joogat kui siis ka seda meditatiivset osa. Et see oli intensiivne õppimine. Ja siis peale seda saimegi Yoga Alliance'i rahvusvahelise sertifikaadi. Et sellega võib siis tunde anda üle kogu maailma. Mis sind on siis Pärnus hoidnud? Sa tead, seda see küsimus tuleb. Pärnu on minu kodulinn. Ma tegelikult esialgu oligi nii, et ma õppisin ju Tallinnas, Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ma arvasin, et ma ei tule Pärnu tagasi, et mind ei hoidnud nagu midagi siin. Ja siis tuli üks tööpakkumine. Siis ma tulin Pärnusse tagasi. No muidugi praegu ma ammu ei tööta selles kohas. Aga elu on kuidagi nii läinud, et mu kuidagi väga voolavalt on tekkinud erinevad inimesed, erinevad võimalused ja see on hoidnud mind siin. Ja eks on ka see, et ma olen selline inimene, et ma tahan ise Pärnut arendada ja oma panust siia anda. Et üks selline asi, mis ma teinud olen, on, et ma tegin Facebookis Pärnu trennid gruppi. Et vaatasin, et ühtegi nagu sellist kohta ei ole, et kuhu kõik need huvikoolid või siis trennid koondub see ühine info, et kust see inimene peaks selle info nagu leidma ja teistpidi, et kus siis need huviringid saavad nii-öelda ühiselt siis ennast reklaamida, nii et kõik nagu saaksid üldse teada, millega nad tegelevad. Ja siis ma mõtlesin, et ma teen ise siis. Ja praegu on 4300 liiget selles grupis. Kas sa praegusel hetkel ka mõtled selle peale, mis võiks veel hingekodus olla või kui palju sa tänasel päeval nagu näed seda tulevikku? Jaa, võiks küll olla. Ma tegelikult tahaksingi ideaalis jõuan selle juurde ka, et ma tegelikult otsin ka koostööpartnerit, et kui kellelgi veel on selline unistus, et on mõelnud, et tahaks enda joogastuudiot või tantsustuudiot, et ta ei tea, kus alustada või kus neid asju teha, et siis võib minuga ühendust võtta, et kirjutada mulle, et info@hingekodu.ee
et saab minuga kontakti, et siis võib-olla aitan selle unistuse täituda. Et põhimõtteliselt saaks nagu ruumi siis kasutada või saaks kasutada jah, et praegu on jah, et võimalik, sest vabu aeg on päris palju. Ja ma ikkagi leian, et ma tahaksin kedagi sellist, kellega koos seda kõike teha. Kuidagi see tiimi tunne, et seda oleks vaja küll. Jaa, et äge on teha oma asja, aga tiimi tunnet tahaks ka tunda, on ju. Aga ma tean, et sa teed ka stuudios praegu erinevaid üritusi, erinevaid selliseid, ikkagi nagu ühekordseid sündmusi, on ju. Et mis sul viimati oli ja mis sul järgmisena plaanis on? Praegu on niimoodi, et väljaspoolt on käinud ka Tallinnast Breathwork Estonia, kes teeb siis hingamisrännakuid, et nemad on teinud, aga ise ma olen teinud ka, et näiteks maagiline aastalõpu rännak oli, et siis ma tegin ka pikema Yin Kundalini tunni koos kakaotseremooniaga, et kindlasti sellist üritust ma mingi hetk teen veel, sest juba on nagu küsitud ka, et kas tuleks sellist üritust. Ja see oli selline minu esimene ka, et ma mõtlesin, et kõik käivad minu juures ja kogu aeg näen, et igal pool tehakse mingisugust ürituse. Mul ei olnud üldse sellist julgust, et ma olen küll õppinud nagu palju, aga no võt, see on see hirm, mis hoiab tagasi. Aga tegelikult huvi on ju olemas ja ma tunnen, et mul on nagu palju inimestele anda tegelikult. Kas see oli Yin Kundalini või? Ja oli küll, jah. Vaata, kui huvitav, ma käisin ka seal, see oli väga tore. Ma ei ole Kundalinis käinud ja ma olen kuidagi alati arvanud, et see on kuidagi väga raske ja keeruline. Et see ei olnud nagu Yin Kundalini, aga võta näpust, tegelikult ei pole üldse keeruline. Ei ole jah, et selles mõttes ongi, et see lõõgastusosa on see, mis teeb selle lihtsamaks. Et nagu ma ütlesin, et kui oleks 1,5 tundi lihtsalt Kundalini jooga, mis võib olla päris intensiivne on ju, et erinevad hingamistehnikad, meditatsioonid, mantrad ja peale seda tundi tegelikult on alati kerge olla, aga see ikkagi on selline väljakutset pakkuv. Aga selliseid üritusi, kas need sünnivad sul kusagil niimoodi heas mõttes nagu lambist või kuidas sa selleni jõuad või juba ammu mingi mõte käib ja lõpuks tuleb see julgusi järgi või kuidas see nende üritusteni? Tegelikult ei ole ja niimoodi, et pikaajalist, võt see lambist on päris hea sõna minu kord. Ma arvan, et see üks asi on nagu need üritused, need tulevad ka niimoodi, et mul lihtsalt tekib mingi mõte, mingisugune visioon, mis võiks olla, kuidas see võiks välja näha. Siis tulevad järsku jooga asendid, siis mis meditatsioon seal juures on, mis seal täpsemalt toimub, see kuidagi lihtsalt tuleb. Tantsudega on mul samamoodi, et ma tean, et on õpetajad, kes lähevad näiteks saali, kuulavad seal muusikat, proovivad erinevaid liigutusi ja sellest sünnib nagu mingisugune kava. Aga mina ei saa niimoodi. Mina lihtsalt istun, siis tuleb mingisugune muusika ja see võib tulla niimoodi, et täiesti suvaline muusika ja siis ma tõusen püsti, järsku tuleb terve kava. Et mul tuleb alati ootamatult see kuidagi. Kas see kava sünnib siis niimoodi, et sa samal ajal filmid või kuidas sul kohe see meelde? Jah, ma tavaliselt panen telefoni filmima, sest et ega see hetk, kui ma selle nagu ära teen, ega ma pärast ei mäleta. Et siis ma pean ise nagu ka selgeks õppima, mis see nüüd oli või kus see tuleb. Aga käid sa ise ka kellegi teise trennis, on sul selleks mahti või enda tegemised võtavad nii palju? Praegu ei ole, et mitte sellepärast, et ma ei tahaks, ma tahan küll kusjuures, aga ajad lihtsalt ei sobi. Ma mõtlesin küll, et praegu on hästi populaarne ka padel on ju. Ma mõtlesin küll, et ma tahaks ka proovida, et nagu tahaks ka popp olla. ja siis tantsutrenne ka, et vahepeal sain natuke käia, aga praegu ajad lihtsalt ei kattu, et kuidagi mulle meeldib ka teisi toetada, et teisi tantsuõpetajaid näiteks, et kuidagi saad ise uut inspiratsiooni, uut energiat ja ise ei õpeta samal ajal. Ja joogaga on samamoodi, et vahepeal ma võtan kellegi teise joogatunni, siis on ega paljud õpetajad, me oleme koos õppinud ja siis neil ka tore üllatus, et oi, mis ma nüüd tunnistan. Aga ma vajan seda ise ka, seda puudutust ja seda lõõgastust, et ma endale ei saa seda teha. See on kuidagi tore. See on hästi armas mõte, et niimoodi käia. Ja mulle tundub, et see võiks olla rohkem laialt levinud, aga see vist väga levinud ei ole, mulle tundub. Kõigil on nii kiired tegemised, toimetamised, saaks ruttu enda tööpäevaga nagu heas mõttes tehtud, eks ju. Siis ju kodu, lapsed, koerad, kassid ja nii edasi on ju. Aga samas ka käia ise seda puudutust saamas piltlikult öeldes, see on ju nii oluline. See on nagu universumist tuleb nagu kõik tagasi, see, mis sa välja annad, et võib-olla siis see kõige hiljutamine kogemus oligi see, et Gert siis Breathwork Estoniast andis
hingamisrennakut. Käisin siis tema juures ja peale seda hakkasime nagu koostööd tegema ja siis ma mõtlesingi, et nii huvitav, et mina andsin nagu mingisuguse oma panuse ja see tuli nagu minu ellu kohe tagasi. Et me tihti võib-olla mõtleme, et ma ei tea, et ma olen treener, on ju, et mitte olla nagu selles kinni, et kogu aeg ise seda sissetulekut saada, et kõigepealt ise siis välja ka anda, et see saaks tulla. Ma tean, et sul oli mingi aeg elus ka see, kus sa korra mõtlesid, et ei tea, kas sa jääd Pärnusse, on ju. Kui sa nüüd tagasi vaatad sellele, mis tunded, mõtted valdavad? No eks ikka vahepeal tekivad lainetena need mõtted. Aga praegu ma olen siin ja ma keskendun sellele hetkele, mis ma olen nagu siin, praegu, tänane päev. Ja ma annan sellest nagu maksimumi. Et ma ei ole nagu kinni, on ju, et nagu ma ütlesin, et see stuudio, et Pärnu, ma lihtsalt tahaks hästi voolav olla inimesena, mitte nagu milleski kinni hoida. Et tegelikult joogas ütleb ka seda, et me oleme kinni oma peres, on ju, ma ei tea, lastes, mehes, kassis, koeras, on ju, aga see on nagu see inglise keeles on natuke parem sõna attachment, on ju. Ja see on see, mida me tegelikult peaks elus nagu lahti ka oskama lasta, sest me tuleme kõik siia ilma üksi ja me lahkume üksi. Okei, sa pead seda mõtet natuke laiendama, see kõlas nii hästi lihtsalt. Selles mõttes, et esimene inimene, keda me õpime armastama, on tegelikult meie ise. Ja see on ka kõige viimane, et sellest algab ja lõppeb alati kõik. Et see on tore, et kui me loome näiteks pere ja kõik see ongi nagu tähtis, aga see ei ole nagu kõik. Et võib juhtuda nii, et pereinimesed tihti võivad unustada ennast ära selle kõrvalt, et kes ta ise siis on. Ja kuidas siis ennast üles leida? No siis aitabki jooga. Et siis sa tead, mida sa tahad, siis sa tead, kuhu suunas liikuda. Võib-olla oled 10 aastat teinud mingit tööd, mis mõtled, et mul tegelikult ei meeldi, on ju. Et aga mul on vaja sissetulekut, mul on vaja arvet maksta ja siis keegi kuskil podcastist räägib mingist unistamisest. Sa mõtled, et mis unistamisest ta räägib, ta ei tea, kui raske mul on ju. Aga tegelikult ka selles raskuses tulevad lahendused. Mõnikord me peame nii-öelda kukkuma ka, et siis jälle fööniksina tuhast tõusta. Hea, et sa unistamisest rääkima hakkasid. Kuidas sul sellega lood on? Ma olen hästi suur unistaja. Muidu ma ei oleks enda stuudiot teinud, on ju. Et see on kuidagi suurelt unistamine. Ja kindlasti on ka see, et see võib olla edu saladus võib-olla nii, on ju. Et ma olen mõelnud küll, et mis see minu jaoks nagu on. Aga ilmselt see tohutu eneseusk nagu. Et ma nagu tean enda väärtust, ma olen alati nagu teadnud, millest alla ma ei tule ja siis see kuidagi on alati toiminud ka. Kuidas selle eneseusuni jõudi, kui see nüüd jälle jooga? Siis ma mõtlen, see maksud saade. Aga tegelikult. Et see on jah, see eneseteadlikkus. Et me ei saa ka kõigile meeldida, see on ka nagu minu selline õppekoht olnud nagu jooga õpetajana, tantsuõpetajana, inimesena. Ma tahtsin kõigile meeldida nagu tohutult. Kuni nagu ma sain aru ühel hetkel, et see ei ole tegelikult üldse oluline. Et nagu nii on ju keegi, et kes vaatab mu tegemisi, mõtleb, et vau, nii lahe, et nii hakka nagu on ju. Et kes mõtleb nii ja siis on ka see äärmus, kes mõtleb, issand, kui nume mingi jõugavärk on ju. Et mingi puukallistaja. Neid inimesi on ka. Ja ma võtan tänulikkusena kõik selle vastu. See ongi normaalne. Ma ei meeldi kõigile. Ma olen ka siin varasemalt ühe või teise treeneriga rääkinud ja siis kui ikkagi peale treeni lõppu antakse kohe otsene tagasiside, et mulle üldse see ei meeldinud, eks ju, siis seda on kohati päris keeruline ikkagi vastu võtta, seda ei ole ju tore kuulda. Mul on ka olnud. Ma olen tantsutrennis ükskord oli niimoodi. Ma ütlesin talle aitäh ja ma ütlesin, et aitäh, et sa oled nii aus. Ja siis ma pärast natuke täpsustasin ka, et mis nagu tema jaoks oli siis see nagu, mida nagu tema ootas. Ja siis ma sain aru, et aga ma ei olegi selline inimene üldsegi, et ma ei saagi sellesse nagu kohta sobituda kuidagi. See ongi teine tee. Ja tihti on ka niimoodi, et kas nii lapsed kui täiskasvanud, et tulevad tundi ja näiteks ma saan aru, et ballett on tihti selline, et talle ei meeldi nagu lapsele. Et vanem nagu mõtleb, et nii vägev on ja siis ma ütlen, et teate, talle ei meeldi nagu. Ja siis ma hakkan koos arutama, et mis meil nagu Pärnus veel on. Et ma ju tean teisi neid huvikoole ja stuudiod, mis siin nagu pakutakse.
ja ma kohe soovitan kuskile mujale, et kuidagi natuke see ka, et minu arust kõik need, kes täna annavad trenne või on mingisugune huvikool või joogastuudio või tantsustuudio, et me kõik tegelikult teeme koostööd, et mina ei näe seda, et me oleme kõik suured konkurendid. Ma tõesti ei näe seda, sest et kõigil on mingisugune oma nišš või asi, millest on nagu eriline. Ja kui ma täna ütlen, et minge siis, ma ei tea, Janne Ristimetsa tantsustuudio on ju, et minge kiigu joogasse on ju, et seal on nii ägedad kiigud on ju, et see võib-olla kõnetab, siis järgmine hetk võib-olla satub see kiigu tüdruk, kes nagu Janne vaatab, et tegelikult on siin mingi potentsiaalne baleriin. Et see ongi see koostöö, et kui me üksteist toetame, üksteist tõstame, siis universum saadab meile need õiged inimesi, mitte et kõik mulle, et lase lahti, küll need õiged inimesed tulevad. Kas meil tänasel päeval selline koostöö töötab juba hästi? Võiks paremini töötada. On neid, kellega töötab hästi, et Paljaelustuudioga teen koostööd ja et on neid, kellega töötab hästi ja ma arvan, et siin on jälle need juhid ka, et kes need inimesed on, millised inimesed, kas nad on ise avatud koostööks või nad on pigem sellised, kes näevadki ainult, et see nende stuudio on ju, et nad ei suuda nagu seda suurt pilti näha. Et ma pigem arvan, et kõik võidaksid sellest, kui teha seda koostööd rohkem. Sa puudutad ühte kohta ja sa võid mu kohe siin samas kuu peale saata, kui sa tahad, aga ma pean küsima, et on kuulda juba ühelt poolt ja teiselt poolt, et tänapäeval ongi see joogamaailm nagu tehtud ka mõneti suureks businessiks nii-öelda äriks ja see nagu kuidagi toob kogu sellel teemal nagu mainet alla. Ja kuidagi, kui te rääkisite, et osadel nagu ongi see, et ainult mina, ehk et see nagu mina ja see raha mulle kõik, eks ju, et ma saan teisipidi aru, see õppe ongi kallis ja see tulebki nagu tagasi teenida, on ju. Aga seal kaob ju see jooga sisu ja see point ja see mõte ära. Nii on, jah. Mul on hästi kahju, et see kuidagi, et see jooga maine tegelikult ma ütleks ka kvaliteet. Et minu jaoks jooga kvaliteeti näitab natukene ka see, et kas sa oled joogat professionaalsel tasemel õppinud, et kui ei ole, et kui natuke kellegi juures midagi, siis see ei ole professionaalsus. Sest seal on nagu nii palju vaimseid teadmist, mida sa tunnis teed või sa lihtsalt paned kokku suvalised harjutused. Sa ei ütle näiteks tunnis ühtegi sihtala, ohuala, midagi sellist, mis on tegelikult oluline. Ja kui jooga nagu teadmised ei ole professionaalsed, võib tekkida ka vigastused. See on nagu see osa, mida inimesed ei tea ja siis võib-olla ongi, et kuskil on väga hästi üles ehitatud nagu Google'isse otsingumootorist on ju, et see jooga tuleb kohe välja, aga see ei tähenda, et on kõige kvaliteetsem või parem õpetaja, et see ei pruugi nii üldse olla, see ei pruugi üldse vastavus olla. Täna on lihtsalt neid pakkujaid nagu väga palju ja lihtsalt nagu võib-olla ütleks seda, et tasub nagu olla ettevaatlik või uurige siis selle joogaõpetajate tausta ka, et kus nad seda nagu õppinud on, et kas see on lihtsalt nagu nimi, et ma olen nüüd joogaõpetaja, et minu jaoks see tiitel joogaõpetaja on ka nagu väga tähendusrikas ja see ei ole nagu niisama antud. Seda ma räägingi, et turul on nii palju sükest nagu kahtlust asja ja siis natuke nagu ehmatab ära, et eriti kui mul ei ole teadmisi, kelle juurde täpselt minna, kui ma hakkangi otsima alles on ju. Kust ma leian õpetaja selle kvalifikatsiooni või selle pädevuse? No, eks seda ongi nagu keeruline välja selgitada, on ju, et pigem on see, et kas see on kuskil kodulehel või kuskil on nagu kirjas, et Yoga Alliance'i lehelt näiteks saab üldsegi panna nime sisse, kontrollida ja trükkida, kas see on olemas ja vaadata üle. Aga paljud need ikkagi, kes täna tegutsevad ja on nii-öelda siin tuntud Pärnu linnas ka, et neil on ikkagi kirjas, kus nad seda nagu õppinud on. Et aga on ka neid, kes ei ole, on ju, et see on nagu see koht. Ma pole kunagi selle peale nagu tulnudki, et kui ma pole käinud õppimas, et siis ma võiksin öelda, et ma olen jooga õpetaja. Aga see nii on, ne? Ühesõnaga rohkem teadlikke valikuid ja tasub siis nagu kurssi viia sellega, kuhu sa nagu nii-öelda lähed. Just. Aga sina ja jooga, kui tihti sa niimoodi, kui sa trenni ei tee, kui tihti sa ise jooga erinevaid harjutuste seeriaid teed? No kord päevas ikka. Iga päev? Jaa. Et seda füüsilist joogat ma tõesti iga päev ei tee. Oli mingi periood, kus ma olin just selles füüsilises joogas ja minust eelmine kord, kui me intervjuu tegime, siis ma just ütlesin ka seda.
aga praegu ma ei ole selles kohas, praegu ma olen täiesti ainult see vaimne pool nagu. Kas see on mingisugune hingamine, näiteks see võib ka nii olla, et kui on raske periood, siis ma võin näiteks tee peal teha hingamistehnikat terve tee. Aga see on juba jooga nagu. Et ma lihtsalt tean, kuidas seda teha või kuidas seda äravust endast siis maha saada. Ja ma nagu tunnengi, et see vaimne tervis on nagu kõige tähtsam üldse. Kas sa oskad praegu juhendada ka ühe mingisuguse hingamispraktika, mingi kiire sellise mõtte, kui kellegil ka on näiteks mingisugused ärevuse teemad õhus, et kuidas ennast ruttu nagu maha rahustada? Et näiteks on selline hingamine, kus on nagu hingepeetus sees, et hingad sisse, 4 sekundit hoiad hinge kinni, hingad välja, 1, 2, 3, 4, hoiad hinge väljas, 1, 2, 3, 4, hingad sisse, 1, 2, 3, 4, hoiad, 1, 2, 3, 4, hingad välja, 1, 2, 3, 4, hing väljas, 1, 2, 3, 4. Seda võiks teha nagu päris mitu minutit, 5-10 minutit. See on väga hästi aitab sellise ärevuse vastu, et kui midagi näiteks on juhtunud või mingi stress või on nagu emotsionaalselt raske olla, see päris hästi aitab see hingepeetus nagu hoidmine. Aga seda ei peaks tegema näiteks lapseootel, et see ei ole nagu hea. Ma mingil hetkel olen proovinud, olen mõelnud, et issand, see küll ei tööta, aga ma ei teinud seda 5-10 minutit. Aga no kui sa teedki minuti, siis sa ei koge veel midagi. Ja mis veel aitavad, on nagu mantra laulmist, et võib näiteks YouTube'i näiteks lahti võtta, proovida siis laulda nagu kaasa, et need laulud on sanskriti keeles ja need on tavaliselt pikad, et need on ka 5-11 minutit, mõni võib-olla isegi üks mantra on 30 minutit, et see on ka nagu see rütmi tekitamine, et lõpuks sul on niimoodi, et kõik mõtted, mis su peas on, et sa suudad ennast välja lülitada, et me tihti käime ju niimoodi ringi, et sul on 100 külalist peas, kes kogu aeg omavahel midagi räägivad ja siis seda hetke, et sa oled nagu rahus ja tasakaalus ei ole. Aga joogas öeldakse niimoodi, et me oleme täielikus kontaktis iseendaga ainult selle hetkel, kui sa ei mõtle mitte midagi. Väga keeruline. Aga see ongi see, miks on nagu hingamistehnikad head, miks on head mantrad. Ja kes tahab sellestki, kes rohkem teada saada, siis hinge kodusse tasub sammud seada. Ja, just. Aga sellega võtame täna kokku. Aitäh sulle, Kristel, ja julget peale hakkamist jätkuvalt. Aitäh sulle, Regina.